Tervist! Hakkame aga ettekandega pihta. Minu nimi on Hanna-Liina Nöör, olen PRIAs arendusspetsialist ja räägime siis taotluse esitamisest e-PRIA keskkonnas. Kõigepealt sissejuhatuseks, et maapiirkonnas ettevõtluskeskkonna arendamise investeeringutoetus jaguneb 2 eraldi toetuseks: kohaliku ettevõtlustaristu toetus ja ettevõtlushuubi toetus. Ja toetuse enda eesmärk on suurendada maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ja arendada maapiirkonnas ettevõtluskeskkonda. Nagu just mainisin, jaguneb 2. Esimene ehk siis kohaliku ettevõtlustaristu toetus on selline toetus, millega toetatakse ühe või mitme äriühingu majandustegevuseks vajaliku hoonest väljaspoole jääva side, interneti, elektri, gaasi, soojusenergia, vee ja kanalisatsiooni taristu ehitamist ning rekonstrueerimist või ettevõtlustaristuga seotud võrguga liitumist ja kohaliku ettevõtlustaristu juurde kuuluva materiaalse või immateriaalse vara ostmist. Ettevõtlushuub on maapiirkonnas ettevõtjate arengut stimuleeriva ökosüsteemiga ettevõtlustaristu ja ettevõtlushuubi toetusega toetatakse äriühinguid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja valitsusasutuse hallatavaid riigiasutusi, kes soovivad pakkuda ettevõtlusega tegelevatele isikutele äritegevuseks tänapäevaseid töötegevuse tingimusi, ühiskasutuses olevaid infotehnoloogilisi seadmeid ja ruume, kvaliteetset internetiühendust ja personali koos kliendi toega. Ja eelnevalt on siis lisaks tänasele, kuidas sisestada e-PRIAs koolitusele, tehtud ka 2 koolitust septembris. Et üks on taristu oma ja üks on ettevõtlushuubi oma, kus on siis rohkem räägitud toetuste sisust. Et saate ka neid PRIA kodulehelt vaadata. Ja tänase selle ettekande lõpus siis näitan ka linke ja pärast saategi ettekande pealt siis ise vaadata, et mis materjalid on kodulehel ja muud sellist. Aga liigume siis e-PRIA juurde, et taotluste esitamine toimub e-PRIAs ja portaali sisenemiseks on mitmeid võimalusi, mis on ka siin kuvatõmmisel toodud. Et ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või riigi keskse autentimisteenusega. Ja selleks, et e-PRIAs toimetada ja taotlust esitada, tuleb olla ka PRIA klient. Et olen pannud ka lingi kodulehele, kus on viide siis kliendiks registreerimisele. Kuidas teha, mismoodi teha. Aga kui te olete juba PRIA klient või just kliendiks registreerinud, ilusti sisse loginud ning valinud siis soovitud esindatava, ehk siis see juriidiline isik näiteks, kelle alt te hakkate toetustaotlust esitama, saategi selle juurde asuda. Ja sisse logimisel on teil ka ees selline vaade, sinine riba, liigute siia taotlemine peale ja vajutate nupule esita toetustaotlus. Kui te olete sellele vajutanud, avaneb esimene aken, millest tuleb valida meede, mille osas siis toetust taotletakse. Ja käesoleval juhul on tegemist siis A8.2 ehk maapiirkonnas ettevõtluskeskkonna arendamise investeeringutoetusega. Ja kui te olete siin vastava valiku ära teinud, siis kuvab süsteem ka taotlusvooru ja taotlusperioodi. Ja käesolevasse taotlusvooru ehk see periood on 26 jaanuar kuni 16 veebruar 2026. Ehk see on aeg, millal saate seda taotlust esitada. Aga kui need valikud on tehtud, siis avanebki juba taotlusvorm. Ja see vorm koosneb 8 sammust, mis me kõik täna ka üle vaatame. Aga need 8 sammu on üldandmed, detailandmed, finantsandmed, majandusaasta andmed, tegevuste andmed, katastritunnused, VKE ja esitamine. Ja taotlusvormil siis küsitakse taotlejalt andmeid nii tema enda kui ka planeeritava projekti kohta.
ning mitmed siis vormisammud ja küsimused avanevad vastamiseks vastavalt eelnevates sammudes siis märgitule. Ehk näiteks, kui taotlete ettevõtlustaristu toetust, teete vastava märke, kohe ka näitan, detailandmete sammus ja edaspidi ongi küsimused, mis siis kohalduvad sellele valitud toetusele, mis te valisite. Ehk teete valiku taristule, kuvab siis taristu küsimusi. Ja taotlusvormi saab täita etteantud järjekorras, et nagu ka siin näha, kui esimene samm on avatud, siis teised on hallid, ehk peate ära täitma siin kronoloogilises järjekorras. Hiljem saab muidugi, et oletame tegevused on sisestatud, saate liikuda ka tagasi, aga soovitame samm-sammult edasi liikuda. Ja üks soovitus on veel see, et kui taotlust esitate, siis tehke seda ühes nagu veebilehitseja aknas. Ehk näiteks teil on üks Chrome'i aken lahti, siis seal täitke taotlust. Ärge korraga nagu mitmes aknas seda sama vaadet lahti võtke, sest et kui hakkate nagu erinevatel hetkedel infot salvestama, siis ei pruugi kõik nagu korrektselt salvestuda, kui mitmel lehel mitu erinevat tegevust toimub. Et ühes aknas järgemööda. Aga esimene samm ongi üldandmete samm, mis koosneb siis 2 plokist. Taotleja andmed. Et siia taotleja andmetesse süsteem kuvab välja PRIA-le esitatud isiku ja kontaktandmed taotluse menetluses vajalike toimingute ja ka infovahetuse läbiviimiseks. Ja isiku ja kontaktandmeid saab uuendada e-PRIA-s menüüpunktis nagu kliendi andmed. Oma andmed tasub alati üle vaadata ning näiteks kui on muutunud e-posti aadress või telefoninumber, saate vastavad muudatused ka ära teha. Ja järgmine plokk, mis siin üldandmetes on volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Siia süsteem kuvab välja taotleja esindaja isiku ja kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust, juhul kui näiteks taotluse osas esineb küsimusi või on vaja edastada infot. Ja kui taotlejal on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas soovitakse anda PRIA-le kontaktisikuks näiteks keegi teine, kellel on esindusõigus olemas, siis saab seda teha, kui vajutada nupule vaheta esindaja. Aga üldandmete samm on selline pigem meil täidatud ja saate üle vaadata, et kõik andmed on korrektsed ja asjakohased. Edasi liigume siis detailandmete juurde ja kordan üle, et maapiirkonnas ettevõtluse arendamise investeeringutoetus jaguneb 2. Kohaliku ettevõtlustaristu toetus ja ettevõtlushuubi toetus. Selle valiku teete siis siin kohe detailandmetes ära. Esimene asi, mis ise märkima peate. Ja siis edasi lähebki taotlusvorm vastavalt sellele, mis valisite. Ja täna vaatame siis läbi taotlusvormi sammud läbi siis nii kohaliku ettevõtlustaristu toetuse vaatenurga kui ka ettevõtlushuubi toetuse vaatenurgast. Ja peamised erinevused tegelikult, mis ongi siin detailandmetes ja finantsandmetes. Et majandusaasta andmed, tegevused ja sealt edasi läheb ühtemoodi, aga sellest kohe räägime lähemalt. Et alustame siis kohaliku ettevõtlustaristu toetusega. Ja detailandmete sammus tuleb vastata küsimustele siis enda praeguse tegevuse ja planeeritava projekti kohta ning esitada vajalikud andmed hindamiseks ning aruandluseks. Küsimustele vastamisel ja andmete esitamisel on abiks infonupud, ehk siis need, mis on siin välja toodud. Ja kui selle kohal liigute, mitte ei vajuta, vaid hõidute siin kohal, siis avaneb tekstikast koos vastava infoga. Et neid nuppe siin, nagu ka siin küsimuse järel on toodud, et neid kartma ei pea, liiguta selle kohale ja siis näitab täiendavat infot. Aga kui tegemist on siis kohaliku ettevõtlustaristu toetuse taotlusega, tuleb silmas pidada, et seda saavad taotleda äriühingud, kelle müügitulu mõlemal taotlusele eelnenud
2 majandusaastal on vähemalt 40 000 eurot ja kes soovivad oma ettevõtlust arendada või suurendada, kuid takistuseks on tehnovõrgud või rajatised. Ja toetus saab taotleda siis ühe või mitme äriühingu majandustegevuseks vajaliku siis hoonest väljaspoole jääva side, elektri, gaasi, soojusenergia, vee või kanalisatsiooni taristu investeeringuteks. Ja ei toetata investeeringuid, mille kasusaajad on elamukrüntide omanikud. Ja toetuse andmete plokis, siin detailandmete kuval, tuleb lisaks sobiva toetuse valimisele vastata ka 2 küsimusele, millest esimene on, et kas projekt viiakse ellu maalises, välja arvatud Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas või väikelinnalises asustuspiirkonnas, ehk siis maalises või väikelinnalises piirkonnas. Ehk käesoleva sekkumisega toetatakse siis investeeringuid, mida tehaksegi maapiirkonnas. Tallinnaga piirnevates valdades ja linnades toetust kasutada ei saa ja selle aluseks on Statistikaameti määratlus. See on ka meil kodulehel olemas. See määratlus just, et kus siis saab vaadata. Järgmiseks küsimuseks siin toetuste andmete plokis on toetust ei taotleta tegevuse kohta, mis on seotud järgmiste tegevusaladega. Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, finants- ja kindlustustegevus, kinnisvaraalane tegevus, põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük. Et loetletud tegevusaladele kohaliku ettevõtlustaristu toetuse taotlust esitada ei saa. Seega küsimuse vastus on jah, kui te ei taotle toetust tegevusaladele nagu hasartmängude ja kihlvedude korraldamine ehk siis MTAK jagu S, alajagu 92, finants- ja kindlustustegevus MTAK jagu L, kinnisvaraalane tegevus MTAK jagu M, põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük MTAK jagu A. Ja detailandmete kuva jätkub, et see pilt võib teil vaadata olla küll üpris väike, aga pärast saate ettekande pealt siis ise vajadusel zoomida ja taotluse esitamisel ka kõrvale võtta, et siin ongi kuvatõmmised tehtud taotlusvormist. Selline ta laias laastus välja näeb. Aga taotleja ja tema tegevuse alamplokis tuleb siis vastata järgmistele küsimustele ning esitada ka andmeid. Ja esimeseks olen käibemaksukohustuslane. Need andmed tulevad vormile automaatselt. Teiseks on, et taotlen toetust ka käibemaksu osale. Käibemaksule saate toetust taotleda juhul, kui te ei ole käibemaksukohuslane. Nii, taotleja kuulub kontserni, et need andmed on vajalikud taotlejale maksimaalse võimaliku toetuse suuruse määramiseks. Ja kontsern tähendab 2 või enamast ettevõttest koosnevat majanduslikku tervikut, näiteks emaettevõtja ja tütarettevõtjad. Ja kui te märgite küsimuse vastuseks siin jah, siis palun loetlege kontserni kuuluvad ettevõtted, siis nimi, registrikood ning selgitage suhet, näiteks emaettevõtja, tütarettevõtja, kes on kes. Järgmiseks küsimuseks on taotleja on autonoomne partner või seotud ettevõtja ja siinkohal tulebki siis RIP-menüüs teha vastav valik. Nii edasi. Taotleja üle on lepingu või muul alusel valitsevat mõju omav ettevõtja ja need andmed on ka vajalikud maksimaalse võimaliku toetuse suuruse määramiseks. Et kui märgite jah, loetlege ettevõtjad, kes omavad taotleja üle valitsevat mõju, ka siis nimi, registrikood ja suhtekirjeldus. Ja edasi liigume projekti enda juurde, et projekti nimetus. Sellesse lahtrisse siia kirjutage lühike ja konkreetne projekti nimetus, mis annab ülevaate projekti olemusest. Ja nimetuse kirja panemisel tasub ka meeles pidada, et seda nimetust kajastatakse ka aruandluses. Järgmiseks siis projekti kirjeldus, sealhulgas eesmärk ja oodatav tulemus.
Et kirjeldage siia lahtrisse täpsemalt, mida projekti kaudu soovite teha, milleks see on vajalik ja millist tulemust ootate. Kuidas aitab projekt maapiirkonnas ettevõtluskeskkonda arendada ja seeläbi ettevõtjate konkurentsivõimet suurendada. Ja ettevõtlustaristu toetuse puhul kirjeldage lisaks ka, kuidas aitab projekt kaasa kohaliku ettevõtlustaristut kasutavate ettevõtjatega seotud kitsaskohtade lahendamisele. Et kindlasti taristu toetuse puhul märkige siia ka ära ja vastav info on ka siin infonupu all olemas. Lisaks tuleb siia andmeplokki siis märkida ka projekti elluviimise alguskuupäev ehk kirjutage siia kuupäev formaadis päev, kuu, aasta ja arvestage kindlasti ka sellega, et abikõlblikud ei ole tegevused, millega on alustatud, sealhulgas siduvaid kohustusi võetud varem kui PRIA-le toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Samuti ei tohi siis tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Et seda kindlasti silmas pidada, et varem ärge alustage, kui taotlus on juba esitatud. Lisaks siis alguskuupäevale tuleb märkida ka projekti elluviimise lõpptähtaeg. Ehk siis kirjutage või märkige siia lahtrisse, et millal plaanite kõik tegevused ellu viia umbes, et ka formaat päev, kuu, aasta. Ja arvestage siin juhul kindlasti sellega, et PRIA-le saate esitada viimase projektiga seotud maksetaotluse koos vajalike dokumentidega hiljemalt 2 aasta jooksul, alates siis toetuse määramise otsuse tegemisest. Et 2 aastat ei hakka jooksma mitte siis, kui teie esitate nüüd taotluse 27. jaanuar, vaid siis, kui on see määramise otsus ära tulnud. Ja määramise otsus peaks tulema hiljemalt 70 tööpäeva jooksul taotlusvooru lõppemisest. Ehk siis alates 16. veebruar peaks jooksma hakkama. Ja lisaks siis siia taotleja ja tema tegevuse plokki tuleb märkida ka teave selle kohta, et kuidas kavatsetakse rahastada oma finantseeringu osa projektist. Ehk kirjeldage, kuidas te plaanite saada projekti oma osaluseks raha, näiteks ettevõtte vahendid, laen finantseerimisasutuselt, muud sellist. Ja soovi korral saate lisada ka tõendusdokumendi, kus on siis toodud näiteks kirjeldus või potentsiaalne laenuleping, mida te kavatsete teha, et see dokument võib olla vajalik ka taotluse hindamisel, et see koht tekib tegelikult siia kasti alla. Nii, detailandmete kuva jätkub, et see on selline päris hea mahukas kuva ja edasi jätkub see taotluse hindamiseks vajalike andmetega ja plokis tuleb esitada järgnevad andmed, et projektiga seotud kohalikku ettevõtlustaristut kasutavate peamiste ettevõtjate tegevusalad ja nendele vastavad EMTA-koodid ja loetlege siis tabeli abil peamised ettevõtjad, kes kasutavad taristut ja tooge välja igaühe tegevusalad ning neile vastavad EMTA-koodid. Kui tabel on täidetud, saate liikuda ka juba küsimuste juurde, milleks esimene on, et kas projekt aitab kaasa sellele, et kohalikku ettevõtlustaristut kasutavad ettevõtjad võtavad kasutusele uudse tehnoloogia või infotehnoloogilise lahenduse. Küsimusele saab vastata jah või ei ja jah vastuse korral palume lisada ka kirjeldus, et see on ka kohustuslik väli. Kirjeldus tuleb lisada. Järgmiseks küsimuseks on, et kas projekt aitab kaasa sellele, et kohalikku ettevõtlustaristut kasutavad ettevõtjad parandavad ressursitõhusust, nagu energia kokkuhoidu, materjalikulu või jäätmete koguse vähendamist või materjali taaskasutamise suurendamist. Küsimusele taaskord saab vastata jah või ei ja jah vastuse korral lisada kirjeldus. Lisaks on siin olemas ka lisainfo lahter, kuhu siis saate soovi korral märkida lisainfot oma projekti kohta,
Kui te taotlusvormil sobivat kohta ei leidnud, et siia võite info märkida ja saate lisada ka muu lisadokumendi. Kui ka ei leidnud kohta, kuhu võiks see dokument panna, siis siia saate seda teha. Ja detailandmete kuva viimane etapp on siis aruandluseks vajalikud andmed. Ja siin plokis määratakse siis süsteemi poolt automaatselt ettevõtja põhitegevusala MTAG-kood, ettevõtja põhitegevusala nimetus MTAG-koodi alusel, ettevõtja kõrvaltegevusala MTAG-kood ning kõrvaltegevusala nimetus MTAG-koodi alusel. Edasi liigume siis finantsandmete juurde. Et finantsandmete kuval tuleb esitada majandusaasta andmed, kui need ei ole äriregistrist kättesaadavad. Ning äriplaani kirjeldus ja ka finantsprognoos. Aga kuna 2025 aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on juuni lõpus 2026, siis enamus juhtudel ei ole seda aruannet äriregistris ning siis tulebki lihtsalt siia esitada bilanss ja kasumiaruanne. Ja need küsimused ongi, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne on äriregistrile esitatud. Et kui on esitatud, siis märkige jah. Kui ei ole esitatud, siis tekibki väli, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne. Ehk siis siia saategi selle lisafail abil 2025 aasta bilanss ja kasumiaruannet lisada. Ja sarnaselt on ka küsimus, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud teise majandusaasta aruanne on äriregistrile esitatud. Et jah, kui on olemas, siis siia ekstra midagi lisama ei pea, seda välja siia ei teki, aga kui ei ole, siis saate ka siia lisada 2024 aasta bilansi ja kasumiaruande. Ja siin finantsandmete kuval on siis veel äriplaani kirjelduse ja finantsprognoosi alamplokk. Ja siin ongi väljaks, et äriplaani lühikirjeldus selle kohta, kuidas suureneb projektiga seotud kohaliku ettevõtlustaristut kasutava taotleja konkurentsivõime taotluse esitamisele järgneva 3 majandusaasta jooksul. Et selle küsimuse vastuseks lisage siis lühike kokkuvõte plaanidest järgneva 3 aasta osas, millest on näha, kuidas suureneb kavandatud projektiga teie kui siis kohaliku ettevõtlustaristut kasutava ettevõtja konkurentsivõime. Ja siia äriplaani kirjelduse ja finantsprognoosi plokki siis saabki lisada taotleja vormikohase finantsprognoosi tabeli. Need tabelid on kättesaadavad siis PRIA kodulehelt, selle toetuse vahelehelt. Palume need siis alla laadida, ära täita ja esitada siia samasse Exceli vormis. Muidugi toredalt eksitavalt just märkan, et siin on dokumendi vormis, aga siia palun pange see Exceli vormis. Äkki nüüd jääb meelde, et kindlasti Excel, et nii nagu te alla laete, nii see ka siia pange. Ja kui lisaks äriplaani lühikirjeldusele on teil ikkagi olemas ka äriplaani dokument, siis saate selle siia soovi korral lisada, et see ei ole kohustuslik väli ehk pole tärniga tähistatud. Aga kui finantsandmed on esitatud, siis järgmiseks sammuks on majandusaasta andmed ja need päritakse äriregistrist automaatselt. Kui andmed kõik on olemas, siis tegelikult teile kuvatakse siin sama vaadet lihtsalt summade ja oma andmetega. Ning kui esineb mingi probleem, saate vajutada siia uuenda andmeid äriregistrist nupu peale. Aga siit liigume nüüd edasi hoopis huubi detailandmete juurde, sellepärast, et tegevuste samm läheb samamoodi edasi 2 toetuse puhul. Aga vaatame nüüd selle, mis enne rääkisime taristu võtmes, räägime nüüd huubi võtmes ka läbi. Et ettevõtlushuubi toetusega toetatakse äriühinguid, mittetulundusühinguid, sihtasutusi ja valitsusasutuste hallatavaid riigiasutusi. Ja toetatakse ettevõtlusinkubaatori koostöötamis, tootearendus või innovatsioonikeskuse
või muu ettevõtluskeskuse võimekuse suurendamist või uue jätkusuutliku ettevõtlushuubi loomist. Ja siis selle toetuse andmise tulemusena luuakse maapiirkonda uus jätkusuutlik ettevõtlushuub või paraneb oluliselt olemasoleva ettevõtlushuubi võimekus. Ja nagu ennist, siis ka siin tuleb lisaks sobiva toetuse valimisele vastata nendele samadele küsimustele, et kas projekt viiakse ellu maalises või väikelinnalises asustuspiirkonnas. Et kordan üle, et toetatakse investeeringuid, mida tehakse kas siis maalises või väikelinnalises asustuspiirkonnas ja Tallinnaga piirnevates valdades ja linnades toetust kasutada ei saa. Ja Statistikaameti määratlusest rääkisime, seda saate vaadata siis meie kodulehelt. Ja teine küsimus on sarnane, kuid veidi teise sisuga, et toetust ei taotleta tegevuse kohta, mis on seotud järgmiste tegevusaladega. Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine, finants- ja kindlustustegevus, kinnisvaraalane tegevus, välja arvatud enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus, põllumajandustoodete ning kalapüügi ja vesiviljelustoodete esmatootmine. Et märkige siis siia jah, kui te ei taotle toetust tegevusaladele nagu hasartmängude ja kihlvedude korraldamine ehk siis MTAK jagu S, alajagu 92, finants- ja kindlustustegevus, MTAK jagu L, kinnisvaraalane tegevus, MTAK jagu M, välja arvatud enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus ehk siis MTAK jagu M, alajagu 68201 ehk 68 201 ning kalapüügi ja vesiviljelustoodete esmatootmiseks. Ja siis nimetatud tegevusaladele ettevõtlushuubi toetuse taotlust esitada ei saa. Aga kui need on siia märgitud, siis edasi tulevad need samad andmed, millest ka just enne rääkisime, et olen käibemaksukohuslane, andmed tulevad automaatselt vormile. Et kui taotlete toetust käibemaksu osale, siis seda saate teha, kui te ei ole käibemaksukohuslane. Kontserni kuulumine, et ka siin tuleb sarnaselt märkida, kui kuulute kontserni, siis emaettevõtja ja tütarettevõtted, tuua siis välja nimi, registrikood ja see suhe. Samuti tuleb siis RIP-menüüst valida, et kas teie olete autonoomne partner või seotud ettevõtja ja märkida, kas taotleja üle on lepingu või muul alusel valitsevat mõju omav ettevõtja. Jah, kui on, siis samamoodi märgite nime, registrikoodi ja suhtekirjelduse. Siis ka siia märkida projekti nimetus. Kordan üle, et projekti nimetus ei pea meeletult pikk olema, pigem konkreetne, et tulekski välja projekti olemus. Ja projekti kirjelduse puhul siis saate täpsemalt märkida, et mida projekti kaudu soovite teha, milleks see on vajalik ja millist tulemust ootate ning kuidas siis see projekt aitab maapiirkonnas ettevõtluskeskkonda arendada ja ka konkurentsivõimet suurendada. Alguskuupäeva puhul samamoodi, et abikõlblikud ei ole tegevused, millega on varem alustatud, samamoodi ka abikõlblikud pole tegevused, kui on siduvaid kohustusi võetud varem, kui PRIA-le toetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval ja ka siis tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval. Ja ka lõpptähtajaga samamoodi, et märgite selle orienteeruva lõpptähtaja, et aega on siis peale toetuse määramise otsuse saamist 2 aastat, et tegevused ellu viia. Ja ka siin puhul tuleb esitada teave selle kohta, et kuidas te kavatsete rahastada oma finantseeringu osa projektist. Nii. Ja detailandmete kuva jälle jätkub selle taotluse hindamiseks vajalike andmetega ja tuleb esitada järgnevad andmed, et taotleja on valitsusasutuse hallatav riigiasutus.
et valikuvariandid on jah või ei. Välja täitmine on vajalik, sest valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste taotluste osas toimub eraldi taotluste hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine ja valitsusasutuste poolt hallatavad riigiasutused on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuste asutuste riiklikus registris. Nii märkida tuleb ka ettevõtlushuubis olemasolevate töö tegemise kohtade arv taotluse esitamise hetkeseisuga. Ehk kui taotlete toetust olemasoleva ettevõtlushuubi investeeringuteks, märkige juba olemasolevate töö tegemise kohtade ehk siis kontorikohtade arv taotluse esitamise hetkeseisuga. Ja kui taotlete toetust uue ettevõtlushuubi loomiseks, siis märkige lihtsalt siia lahtrisse 0. Järgmiseks on ettevõtlushuubis projekti tulemusel loodavate uute töö tegemise kohtade arv. Et siis täpselt projekti tulemusel, et mis töö tegemise kohtade arv juurde tuleb, ehk siis kontorikohtade arv. Et siin kindlasti mitte sassi ajada siis töökohta ja töö tegemise kohta. Ja siin all on ka tabel, et ettevõtlushuubis töölepingu alusel töötavate töötajate arv pärast projekti lõppu. Et tabeli abil märkige, mitu töölepingu alusel töötajat töötab ettevõtlushuubis pärast projekti elluviimist. Et siia siis saabki märkida loodava töökoha ametinimetuse, ülesannete kirjelduse, erialased teadmised ja töökogemused ja kavandatava brutotöötasu. Ja samamoodi on ka siin lisainfolahter, kuhu saate soovi korral lisainfot märkida ja lisadokumendi lisamise võimalus. Ja nagu ka ennist, siis detailandmete sammu viimane plokk on aruandluseks vajalikud andmed. Süsteemi poolt siis märgitakse automaatselt ära ettevõtja põhitegevusala MTAK-kood, ettevõtja põhitegevusala nimetus MTAK-koodi alusel, siis kõrvaltegevusala MTAK-kood ja kõrvaltegevusala nimetus MTAK-koodi alusel. Ja käsitsi tuleb siis märkida prognoositav ettevõtlushuubi pakutavaid teenuseid kasutavate ettevõtjate arv kalendriaastas peamiste teenuste kaupa. Et siin on ka selline tabel, et peamised teenused ja siis ettevõtjate arv. Ja kui soovite rohkem ridu, siis vajutage lihtsalt lisarida. Edasi liigume siis finantsandmete juurde. Et finantsandmete kuval siis taaskord tuleb esitada majandusaasta andmed, kui need ei ole äriregistrist kättesaadavad ning äriplaani kirjeldus ja finantsprognoos. Ja kuna 2025 aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 30. juuni 2026, siis tõesti enamus juhtudel me ei eelda, et äriregistris on aruanne tehtud, aga siis tuleb lihtsalt esitada bilanss ja kasumiaruanne. Ja küsimused ongi, et taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne on äriregistril esitatud. Jah, kui on olemas, ei, kui ei ole, siis tuleb samamoodi ei vastuse korral siia see lisaküsimus koos lisafaili kastikesega. Ja siis teiseks küsimuseks on taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele vahetult eelnenud kvartali lõpu seisuga. Juhul, kui taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta lõpust on möödunud üle 3 kuu, ehk siis siia esitatakse juhul, kui taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta lõpust on möödunud üle 3 kuu. Muudel juhtudel esitama ei pea. Et ei ole ka kohustuslikuks väljaks tehtud, et seda kohustuslikku välja indikeeribki see punane tärn siin ees. Ja järgmiseks plokiks on äriplaani kirjeldus ja finantsprognoos. Et siia siis märkige lühike kokkuvõte äriplaanist. Et lisage lühike kokkuvõte äriplaanist järgneva 5 aasta kohta. Et kokkuvõttes ei pea esitama kõike hõlmavat äriplaani, vaid piisab kirjeldusest,
millised on taotleja plaanid ettevõtlushuubi arendamisega seoses. Nii, siis on kirjeldus ettevõtlushuubi kontseptsiooni kohta. Ehk siis selgitage, milline on teie ettevõtlushuubi kontseptsioon. Nii, kirjeldus ettevõtlushuubi valdkondliku fookuse kohta. Selgitage, milline on ettevõtlushuubi valitud valdkondlik fookus ja kuidas see on suunatud ettevõtjate arenguks vajalike eelduste loomisele. Järgmiseks on kirjeldus, kuidas on ettevõtlushuubi projekt seotud infotehnoloogia või uuendusliku tehnoloogia rakendamise edendamisega ettevõtluses. Siia selgitage, kas ja kuidas on ettevõtlushuubi projekt seotud infotehnoloogia või uuendusliku tehnoloogia rakendamise edendamisega. Kas sellest lähtutakse ka ettevõtluses teenuste pakkumisel ja ettevõtlushuubi ökosüsteemi kujundamisel ja kuidas seda tehakse? Lisada tuleb ka kirjeldus, kuidas on kavandatud tagada ettevõtlushuubi projekti oodatava tulemuse jätkusuutlikkus. Ehk siis siia selgitatagi, kuidas te tagate projekti oodatava tulemuse ja jätkusuutlikkuse. Ning ka siia tuleb lisada vormikohane finantsprognoosi tabel, et selle saate PRIA kodulehelt, valite ettevõtlushuubi finantsprognoosi tabeli, laete selle Exceli faili alla ja siis esitate selle sama Exceli faili siia taotlusvormile. Et siia tegelikult tekib ka selline koht. Ja ka äriplaani dokumendi lisamise võimalus, et lisate soovi korral siis põhjalikum äriplaan, kui teil on juba tehtud ja soovite sellega siia juurde panna lisaks nendele küsimustele ja vastustele. Ja majandusaasta andmete samm, et taaskord päritakse äriregistrist automaatselt ja kui midagi on vaja uuendada, siis vajutate nupule uuenda andmed äriregistrist. Aga nüüd liigume edasi tegevuste juurde. Et järgmiseks sammuks ongi tegevuste samm, kuhu märgitakse andmed ja kirjeldus toetusega tehtavate tegevuste kohta. Ja siinkohal on taotluse esitamine mõlema toetuse puhul sama ning liigume edasi siis selliselt, et koolitus kohaldub mõlemale toetusele. Et isegi kui kuva tõmmistes huubi taotleja vaatab, et on taristu mingi tegevuse pealkiri, siis tegelikult see samm on samamoodi mõlemal toetusel. Nii, ja tegevuse lisamiseks vajutatagi siis siin punasega markeeritud nupul lisa uus tegevus. Ja kui vajutate, avaneb siis selline vaade esialgu, kus on mitu alamplokki. Ja vaatame ükshaaval ka need plokid läbi. Et kui ennist oli see pilt siin, see ülemine siin nagu tühi, siis tegelikult tulebki sisestada tegevuse liik ja tegevus ise. Et toetus saab taotleda ehitustegevusele või investeeringute tegemiseks. Ehk siis need kaks ehitamine või muu investeering on põhitegevused. Ja samuti saab toetust taotleda ka kaasnevale tegevusele, milleks on siis toetusobjekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalustele viitamise kulu. Ehk siis lihtsalt öeldes näiteks tähistav tahvel, mis tuleb niikuinii teha. Ja kaasneva tegevuse saab sisestada siis, kui põhitegevus on taotlusvormile juba sisestatud. Et märgite põhitegevuse ära ja kui soovite tähistamiseks ka toetust taotleda kaasneva tegevusena, ehk siis näiteks tahvel või plakat, vastavalt siis teie tegevusele või toetuse summale, et siis märgite peale põhitegevuse lisamist ära ka oma kaasneva tegevuse. Aga võtame näiteks siis ehitise. Et kui on märgitud siis, mida te täpsemalt teete, siis tuleb määrata see tegevuse liik ja tegevus ise ja sisestada siis tegevuse nimetus ja märgitegi siis siia nimetuse lahtrisse selle tegevuse nimele, millele toetust taotletakse. Tuleb sisestada ka tegevuse eesmärk ja tegevuse kirjeldus.
ja tegevuse või objekti detailandmetes siis ehituse puhul märgitakse, kas ehitataval objektil on ehitisregistri kood. Kui ehitisregistri koodi ei ole, tuleb esitada kohaliku omavalitsuse kinnitus, et kas ehitusteatis või ehitusluba on ehitustegevusel nõutav. Ja samuti tuleb vastata ka küsimusele, et kas ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutav. Ja selle kohaliku omavalitsuse kinnituse küsimise eesmärk seisneb selles, kohalik omavalitsus oleks ka teadlik tehtavast investeeringust ning ega investeeringute tegemisel pole mingeid piiranguid. Aga kui tegevuse liigiks on investeeringu objekti soetamine ehk muu investeering, siis esitab taotleja andmed selle osas, et kuhu see paigaldatakse. Et sellisel juhul, kui midagi ostate, siis ei küsita nagu EHR koodi, vaid pigem küsitakse, et kas see, kuhu te paigaldate, on see kood olemas. Aga see juba sõltub täiesti sellest, et mis investeeringuga on tegemist. Tegevuste kuval on siis ka veel riigiabi plokk. Et kui toetuse puhul on tegemist riigiabiga, põllumajanduslik grupierand või üldine grupierand, siis tuleb järgida ka vastava riigiabi nõudeid. Ja täiendava infoga riigiabi liikide kohta on võimalik tutvuda siis PRIA kodulehel abiks taotlejale materjalide juures. Ja täna räägib ka Pirko sellest täpsemalt peale mind. Ja taotlusvormil siis valitegi riigiabi liigi või vähese tähtsusega abi. Ja siin toome välja, et kui riigiabi liigiks on kohaliku taristu investeeringud artikkel 56, esitab taotleja lisaks juurde PRIA vormi kohase investeeringu diskonteeritud puhastulu prognoosi. Ja siin tegelikult, mis selle RIP-menüü taha peitu jääb, on väli riigiabiga seotud lisadokumendid, kuhu on siis võimalik soovi korral lisada lisadokumente, tõendamaks konkreetse riigiabiga seotud nõuete täitmist. Ja tegevuste kuval on siis ka riigihanke plokk, et kui toetuse taotleja on hankija riigihangete seaduse paragrahv 5 tähenduses, peab ta hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust. Ja kui taotleja korraldab riigihanke pärast toetuse taotluse esitamist, teeb ta enne taotluse esitamist turu-uuringu riigihangete seaduse kohaselt ja esitab selle toetuse taotlusega. Et kui te olete hankija ja hetkel siis taotluse esitamisel hanget pole, märgite ei, siis siia saate lisada turu-uuringu. Ja kui te ei ole hankija, siis samamoodi siin plokis märgite ei ja siis siia turu-uuring, see ei ole kohustuslik, saate edasi liikuda. Et see kohaldub siis siin riigihankijale. Ja turu-uuringust veel, et see, millises vormis hankija turu-uuringu teeb, on tema enda otsustada, kuid see peab olema kirjalikus ja taas esitatavas vormis. Ja turu-uuring võib olla lihtsalt teabepäringu vormis, mis sisaldab hankija vajaduste või eesmärkide kirjeldust ning küsimusi turuosalistele, mis puudutavad näiteks asjaomast hinnataset, ettevõtjate oskusi ja teadmisi, vahendeid, kvaliteedi tagamise meetmeid või suutlikkust rahuldada hankija või lõpptarbijate vajadusi. Tegevuste kuval on ka ostumenetluse samm. Ja see siis kohaldub sellisel juhul, kui projekti raames tellitava töö või teenuse või ostetava vara käibemaksuta maksumus on 100 000 eurot või sellest suurem. Ehk siis sellisel juhul peab taotleja enne projekti elluviimisega alustamist korraldama tellitava töö või teenuse või ostetava vara mõistliku maksumuse väljaselgitamiseks riigihangete registris ostumenetluse. Et kui on, kordan üle, maksumus üle 100 000 euro, siis tuleb teha ostumenetlus. Ja ostumenetluse läbiviimise eesmärk on välja selgitada mõistlikud kujud ja ostumenetluse käigus võitnud hinnapakkuja ei ole tegevuse elluviimisel siduv, erinevalt riigihankest, kus võitnud hinnapakkujaga tuleb sõlmida leping.
ja see ostumenetluse samm siis kohaldub taotlejatele, kes ei ole riigihanke kohuslased. Et nagu ennist mainisin, riigihanke kohuslased teevad nõuetekohase riigihanke ja täidavad siis selle riigihanke alamploki. Et need, kes teevad ostumenetluse, täidavad siin seda ostumenetluse plokki. Ja toetuse taotlemisel esitatakse siis ostumenetluse puhul kas ostumenetluse number või kui seda ostumenetlust pole läbi viidud, siis projekti maksumuse prognoos. Ja prognoosis esitatakse andmed projekti kogumaksumuse ja abikõlblike kulude kohta, mis peavad olema põhjendatud ja üksikasjalikult kirjeldatud, tuginema tegelikele asjaoludele ning olema ka vajaduse korral tõendatavad. Aga rohkem ostumenetluse nõuetest on toodud ka sekkumise määruse paragrahv 26. Ja siis siin kuvatõmmistel tegelikult ongi välja toodud, et kui märgita selle küsimuse taotluse kulutuste mõistlikkuse kontrolliks tuleb läbi viia ostumenetlus riigihangete registris, kui märgita jah ja seda ostumenetlust pole veel tehtud, märgite ei, siis siin avanevadki küsimused, et see prognoos ja prognoosi lisamise koht. Kui aga tuleb teha ostumenetlus ja see on juba läbi viidud, siis tuleb ostumenetluse number sisestada. Aga tegevuste kuvast veel, et tuleb märkida ka tegevuse asukoha andmed. Kui see aadressiväli ei ole täidetud automaatselt, siis taotleja peab ise tegevuse objekti aadressi välja täitma. Ehk siis siia saate hakata nagu kirjutama aadressi ja ta peaks automaatselt sellega siia pakkuma. Ja kindlasti tuleb ka märkida vähemalt üks aadress põhiaadressiks. Et kui on mitu aadressi, siis vähemalt üks nendest peab olema põhiaadress. Kui põhiaadressi pole märgitud, siis süsteem ei lase salvestada ja peate ikkagi selle aadressi ära märkima. Ja automaatselt täitub ka katastritunnuste väli, ehk siis selle aadressi katastritunnus lisatakse siia. Kui mingil põhjusel süsteem seda ei tee, siis saate ka käsitsi selle siia lisada. Ja lisaks siis siin investeeringu objekti asukoha andmete juures tuleb märkida ka, et kas kasutusõiguse alus tuleneb ja siis avaneb rippmenüü, et kas see tuleneb kinnistusraamatust, näiteks omand, hoonestusõigus, kasutusvaldus või rippmenüü järgmine valik on rendilepingust või ka muul alusel. Et siis see on selline valik, kus tuleb ära märkida. Kui tegevuste samm on ise täidetud, siis saate liikuda juurde tegevuse eelarve täitmiseks. Ja eelarve kuva, hüppan korra tagasi, et kui vajutatagi salvesta ja sisesta eelarve, avanebki selline kuva, et taotlejal tuleb märkida toetuse määr ja tuletame meelde, et toetuse määr sõltub mitmest tegurist, et näiteks millise toetusega siin juhul on tegemist, kas taristutoetus või ettevõtlushuubi toetus. Näiteks huubil on maksimaalne määr 65%, kuid ettevõtlustaristul 50% ja ka valitud riigi abist. Ja käesoleva toetuse puhul ehitustegevuse korral ei ole taotlusvormil enam kinnist eelarve sisestamist, ehk saate ise vabalt kuluridasid sisestada. Et kes on varasemalt mõnda teist toetust taotlenud, just ehitustegevusega ongi eelarves nagu ette antud need read, mis tuleb täita, aga siin on praegu nii, et kui vajutate lisa uus kulurida, avanebki see vaade, kuhu märgite ise kulurea nimetuse, ühikute arvu, kulurea netomaksumuse ja käibemaksumäära ja salvestate. Ja seda saate teha siin mitu korda, kui vajutategi lisa uus kulurida. Kui eelarve on sisestatud ehk on olemas toetuse määr, kuluread, avaneb selline vaade, et eelarve kuva näebki selline välja, et just nagu ütlesin, kuluridasi saate ise lisada, nii palju kui vajadust on ja süsteem kalkuleerib siis automaatselt toetuse summa, toetuse määra ja abikõlbliku maksumuse abil. Kui on sisestatud tegevused, sisestatud ka eelarve, siis tuleb sisestada ka teatud taotlejatel hinnapakkumused.
ja hinnapakkumuste lisamine käibki siit tegevuste kuvalt, et kui ongi olemas tegevused ja eelarve, siis tekib siia juurde selline sõna nagu hinnapakkumus ja sellele vajutades avaneb hinnapakkumuste samm. Ja hinnapakkumusi tuleb esitada, kui projekti raames tellitava töö või teenuse või ostetava vara eeldatav käibemaksuta maksumus on alla 100 000 euro, kuid 30 000 eurot või rohkem. Et sellisel juhul siis küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute hinnapakkujate käest vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust. Aga kui ongi vaja hinnapakkumuse esitada, vajutate siia hinnapakkumus peale, avaneb alumisel pildil olev vaade. Et siin veel väga pole midagi, siin hakkate ise lisama. Vajutategi nupule lisa hinnapakkumus ja avaneb järgmisel slaidil olev vaade. Ehk siis see, et hinnapakkumuste sisestamisel tuleb valida, kas tegemist on siis välja valitud hinnapakkumusega, sisestada hinnapakkuja andmed ning ka hinnapakkumuse dokument. Ja kui tegemist on välja valitud hinnapakkumusega, täidetakse netomaksumuse ja käibemaksuga maksumuse väljad automaatselt tegevuse eelarve kuval sisestatud väärtustega, et välja valitud pakkumuse puhul võtab süsteem automaatselt. Aga kui tegemist ei ole välja valitud hinnapakkumusega, tuleb siis netosumma ja käibemaksuga maksumus ise käsitsi sisestada vastavalt sellele, mis pakkumusel on. Ja kui hinnapakkuja puhul on tegemist Eestis registreeritud pakkujaga, täidetakse siis siia registrikoodi põhjal pakkuja nimi ja ettevõtlusvormi väli automaatselt koodi järgi. Aga kui on sisestatud hinnapakkumus, kõik vajalikud andmed on esitatud, siis võite vajutada kas salvesta ja lõpeta või kohe soovite lisada järgmist pakkumust, sest vaja tegelikult on 3, siis võite vajutada salvesta ja lisa järgmine pakkumus, ehk siis samamoodi esitada vajalikud andmed. Aga oletame, et siin on nüüd kõik tehtud, vajutate salvesta ja lõpeta, siis esimene pilt näitab hinnapakkumuste kuva juhul, kui on esitatud 3 hinnapakkumust ehk lisaselgitusi esitama ei pea. Siis see teine alumine pilt näitab hinnapakkumuste kuva juhul, kui ei ole 3 hinnapakkumust taotleja siis taotlusvormile lisanud ehk lisada tuleb rohkem selgitusi ja ka põhjendada. Ja toetuse taotleja võib küsida alla 3 hinnapakkumuse juhul, kui 3 hinnapakkumust küsida ei ole objektiivselt võimalik. Aga kui on siis pakkumused sisestatud nendel, kellel see kohustus on, või siis esitatud riigihanke andmed või ostumenetluse andmed ja eelarve on sisestatud, on siis tegevuste kuvaga kõik. Ja saategi liikuda edasi katastri tunnuste kuvale. Ja sammus kuvatakse kõikide nende investeeringuobjektide katastriüksused, millele määruse kohaselt kehtivad kasutusõiguse nõuded ning millele olete tegevuste kuval märkinud, et kasutusõigus tuleneb kinnistusraamatust. Et investeeringuobjekti asukoha kasutusõiguse sisestamisel saab taotleja valida, kas andmed päritakse automaatselt kinnistusraamatust või mitte. Kui valitakse, et ei, siis tuleb taotlejal kasutusõiguse andmed sisestada käsitsi. Ja kui esineb mis tahes probleem, siis automaatselt andmete pärimisega palume sisestada andmed käsitsi. Aga kui ka siin on kõik vajalikud tegevused tehtud, saate liikuda edasi. Eelviimaseks sammuks on VKE. Ja VKE on mikro, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlemise reeglistik, mille abil siis selgitatakse välja, kas taotleja vastab mikro, väikese või keskmise suurusega ettevõtete nõuetele. Ja selleks, et tegemist oleks VKE-ga, peab organisatsioon tegelema majandustegevusega ja organisatsioonide all peetakse silmas mitte ainult äriettevõtteid, vaid ka mittetulundussektorit ja muud sellist, kes tegelevad majandustegevusega.
kaupade või teenuste pakkumisega turul. Ja selles sammus siis süsteem pärib äriregistrist taotleja, sidus- ja partnerettevõtted. VKE arvutuse aluseks olev keskmine töötajate arv võetakse äriregistrist taotleja töötajate arvu põhiselt, vajutades konkreetse ettevõtte järel olevale nupule muuda, saab ka seda arvu muuta. Ja töötajate arv hõlmab siis nii täiskohaga, osalise tööajaga, ajutisi kui ka hooajalisi töötajaid. Ja taotleja saab siis siin sammus valida, kas VKE kategooria leidmisel võetakse arvesse aastabilanssi või aastakäivet. Aastakäibe arvestamiseks tuleb vajutada nuppu muuda ja teha vastav valik. Ja isegi kui ettevõtja kategooria ei vasta VKE tingimustele, ei tee süsteem siis takistusi taotluse esitamiseks ning taotleja vastavus või mittevastavus VKE kategooria nõuetele selgitatakse välja taotluse menetlemise käigus. Ja kui see VKE samm taotlejale ei kohaldu, saab ta sellest lihtsalt edasi liikuda. Aga nii. Viimaseks sammuks ongi esitamine ja siis siin sammus kuvab süsteem taotletava summa ja taotlejal on võimalik avada täidetud taotluse PDF eelvaade ning veenduda, et kõik andmed on taotlusele korrektselt kirja saanud. Et kui oletegi märkinud etapiviisiliselt detailandmed, finantsandmed, tegevused, et siis siit PDF-i pealt saate tegelikult nagu sellise üldise ja ühe korraga vaate endale ette võtta, et veenduda, et kõik on okei. Ja infoks veel, et maksuvõlgade või nende puudumise info uuendatakse MTAst 1 kord ööpäevas. Ja kui on maksuvõlg, siis taotlust esitada ei saa. Ja kui siis see maksuvõlg tasutakse taotlusperioodi viimasel päeval, siis ei uuene andmed samal päeval ning taotlus võib jääda õigeaegselt esitamata. Ehk kindlasti vaadake ka see üle, kui on vajadust. Ja lisaks tuleb märkida ka kinnitused, mis siis taotleja peab kinnitama, et ta vastab. Ja näiteks, et ta investeeringu tegemisel on hoidunud huvide konfliktist ja et ta ei ole sama kulu kohta nagu varasemalt toetust saanud, et need tuleb ära linnutada ja seejärel vajutage nupule esita taotlus. Aga see pole veel otseselt kõik, et süsteem palub taotlejal veidi oodata ning mitte arvuti juurest lahkuda, kuni taotlus registreeritakse. Ning taotlejale siis kuvatakse taotluse ülaserva, taotluse registreerimise number ja taotlustoimiku number. Et kindlasti palun võtke hetk endale, et kui olete seda esita taotlusnuppu vajutanud, et kui te kohe pärast selle nupu vajutust akna kinni vajutate ja arvutil klapp kinni, siis võib jääda taotlus registreerimata ning seetõttu ka õigeaegselt esitamata. Ehk seetõttu palume rahulikult oodata ja lasta siis süsteemil taotlus registreerida ja pärast seda saate e-PRIA-st rahulikult väljuda ja taotlus on esitatud. Ja veel infoks, et pärast taotlusvooru lõppu ehk siis pärast 16. veebruarit on plaanis teha taotluste hindamine. Seega on oluline, et taotleja on täitnud kõik taotlusvormi väljad ja lisanud vajalikud dokumendid ja sellest sõltub ka siis hindepunktide andmine, hindamistulemuste saamine. Nii palju siis e-PRIA-st. Enne kui lõpetan, kordame üle veel mõned olulised punktid, millest ka just rääkisime, aga kordamine on tarkuse ema, et kulude mõistlikkusest, et hinnapakkumused, et kui projekti raames tellitava töö või teenuse või ostetava vara eeldatav käibemaksuta maksumus on alla 100 000 euro, kuid 30 000 eurot või rohkem, küsib toetuse taotleja üksteiselt sõltumatute hinnapakkujate käest vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust. Kui projekti raames tellitava töö või teenuse või ostetava vara eeldatav käibemaksuta maksumus on alla 30 000 euro, ei pea taotleja hinnapakkumusi küsima,
kuid siiski peab tagama kulude mõistlikkuse ja vajaduse korral seda ka tõendama. Ja kulude mõistlikkuse tõendamine ostumenetluse ja riigihanke puhul. Ehk kui projekti raames tellitava töö või teenuse või ostetava vara eeldatav käibemaksuta maksumus on 100 000 eurot või sellest suurem, koostab siis toetuse taotleja projekti maksumuse prognoosi ja korraldab enne projekti elluviimisega alustamist ostumenetluse, siis määruse paragrahv 26 sätestatud viisil. Ja kui toetuse taotleja on hankija riigihangete paragrahv 5 tähenduses, riigihangete seaduse paragrahv 5 tähenduses, siis peab ta hanke korraldamisel järgima riigihangete seadust. Ja kui taotleja korraldab hanke pärast taotluse esitamist, teeb ta siis enne turu-uuringu riigihangete seaduse kohaselt. Ja ka väike meelespea, et toetuse saaja viib projekti ellu, sealjuures täidab projekti eesmärgi ja saavutab siis tulemuse ning esitab kõik projekti elluviimist tõendavad dokumendid ja võtab toetuse abil ostetud, ehitatud või renoveeritud vara sihipärasesse kasutusse 2 aasta jooksul, arvates siis PRIA poolt toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juunil 2029. Ehk siis peale seda, kui esitate taotluse, saate määramise otsuse, on aega 2 aastat tegevus ellu viia. Ja siis sihipärase kasutamise perioodist, et toetuse saaja kasutab toetuse abil tehtud investeeringut sihtotstarbeliselt ettevõtlustaristu toetuse saamise korral vähemalt 3 aastat ning ettevõtlushuubi toetuse korral vähemalt 5 aastat, arvates siis PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest. Ehk kui on lõplik maksetaotlus esitatud ja ka lõplik toetuse summa on välja makstud teile, siis taristu korral 3 aastat on see sihipärase kasutamise periood ja huubi korral 5 aastat. Et kuna ka ettekanne läheb meil PRIA kodulehele, siis oleme ka siia märkinud lingid täiendava informatsiooni, mis on kasuks siis toetuse taotlemisel ja taotluse esitamisel. Et on olemas viide kliendiks registreerimisele, PRIA kodulehel siis on olemas toetusinformatsioon ja täiendav info riigiabi liikide osas, seal on tabel. Ja lisaks on siis kodulehel ka käesoleva toetuse abiks taotlejale materjalide juures informatiivsel eesmärgil välja toodud ka andmed, mida e-PRIAs taotlemisel küsitakse. Et just detailandmed ja finantsandmed, mida ka täna näitasin, aga need on seal ka Exceli kujul olemas. Et saate enne e-PRIAsse taotluse esitamist sealsete andmetega veel tutvuda soovi korral ja varakult siis oma projekti idee läbi mõelda ja vajalikud ettevalmistused teha. Kodulehel on olemas ka tähistamise nõuded, et näiteks, mis info peab olema tähistataval tahvlil, kuidas need tähistuse teabekandjad peavad välja nägema, mis seal peab olema. Et see on siis tähistamise nõuete lingi juures kättesaadav. Ja samuti saate toetusega seotud küsimuste osas ühendust võtta PRIAga infotelefoni teel või e-kirjaga toodud aadressil. Et kui midagi on, andke kindlasti märku. Aga mina tänan teid kuulamast. Tean, infot on palju, juttu on palju, toetusi on ühe sees lausa 2, aga saate rahulikult pärast üle vaadata ja aitäh teile! Nii, mina olen siis Pilka-Liisa Meius Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ja põllumajanduspoliitika osakonnast ja tegelen põhiliselt riigiabiga. Ja täna ma räägingi teile siis veidikese riigiabi ja vähese tähtsusega abist, et oleks parem ülevaade sellest, et kuidas sealt nüüd õige riigiabi artikkel välja valida. Aga kui te seda teinud olete, siis kindlasti soovitan ka otse riigiabi artikkel üle vaadata. Nii. Ja alustame siis sellest, et mis riigiabi üldse on. Et selline mõiste tuleb meile Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 107 lõige 1, kus on siis kirjas, et kui aluslepingutes ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi
soodustades teatud ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist siseturuga kokku sobimatu, niivõrd kuivõrd see kahjustab liikmesriikide vahelist kaubandust. See pikk lause põhimõtteliselt annab meile need tingimused, et millal on tegemist riigiabiga. Et üks asi on kindlasti see, et me räägime riigiabist ainult seoses ettevõtjatega ja teiseks siis, et peavad olema kasutusel riigi vahendid, peab olema valikuline, ehk siis on mõeldud teatud ettevõtjatele või ettevõtjate grupile. Ta peab andma mingit liiki majanduslikku eelis ettevõtjatele ja ta peab olema kaubandust ja konkurentsi moonutava mõjuga. Ja üldreegel siis selle kohta on tegelikult see, et riigiabi ei tohi anda. Aga seesama artikkel 107 lõiked 2 ja 3 annavad meile ka erandid, mil riigiabi on siiski lubatud. Ja põhimõtteliselt see, et millal on nad lubatud, need ongi meil sätestatud siis riigiabi alustes. Ja täna me räägime siis üldisest grupierandist seoses artiklitega 26, 27 ja 56, põllumajanduslikust grupierandist, kus on siis kasutusel artikkel 55 ja vähese tähtsusega abist. Aga kõigepealt siis veidikese grupierandi määruse ülesehitusest. Seda seetõttu, et kuigi meil on kindlad toetusartiklid, mida me seal kasutame, nagu siis juba mainitud artiklid 26, 27 ja 56 üldise grupierandi määruse puhul ja artikkel 55 põllumajandusliku grupierandi määruse puhul, see on oluline teada, et lisaks nendele kolmandas peatükis olevatele erisätetele me peame kindlasti vaatama ka üldsätteid. Seda seetõttu, et seal on sellised lisanõuded, mis nendele artiklitele kohalduvad ja lisaks on seal olemas ka näiteks väga oluline mõistete artikkel, mis tegelikult meile veidikese ka nende artiklite sisu avab. Ehk siis, et kui te vaatate neid erisätteid ehk neid artikleid, siis vaadake kindlasti ka üldsätteid, eriti mõisteid. Nii, aga alustame siis üldisest grupierandist, mille puhul tihti kasutatakse ka lühendeid GBER või GÜGEM. GBER on siis ingliskeelne lühend General Block and Exception Regulation või siis eestikeelne lühend. Ja miks ta üleüldse üldine grupierand on seetõttu, et ta on siis võrdlemisi laialdaselt kasutatav. Seal on küll teatud artikled, mis on ainult kindlatele sektoritele kasutatavad, aga üldiselt on ta siiski võrdlemisi laia kasutusalaga. Ja esiteks räägime siis artiklist 26, mis on investeeringuteks ette nähtud abi teadusuuringute taristule. Siin on siis majandustegevust toetava teadusuuringute taristu rajamiseks ja uuendamiseks antav abi. Ja miks see majandustegevus siin tähtis on seetõttu, et kui me räägiksime lihtsalt teadusuuringutest, mis ei sisaldaks seda majandustegevuse elementi, siis me tõenäoliselt ka riigiabist rääkima ei peaks. Et seda just seetõttu, kuna riigiabist me räägime seoses ettevõtlusega, mis siis on mõeldud läbi majandustegevuse. Teine asi, mida me selle artikli juures peaksime meeles pidama, on see, et mis asi on üleüldse teadusuuringute taristu. See tuleb mõistete artiklist punktist 91, kus on siis sätestatud, et rajatised, vahendid ja nendega seotud teenused, mida teadusringkonnad kasutavad teadusuuringuteks vastavates valdkondades. Ehk siis see on väga konkreetne juht, millal seda artiklit saab kasutada ja selleks peab siis olema tegemist sellele mõistele vastava teadusuuringu taristuga. Teised olulised punktid sellest artiklist on, et kui teadusuuringute taristu toetab nii majanduslikke kui ka mittemajanduslikke tegevusi, tuleb iga tegevusliigi rahastamist, kulusi ja tulusi arvestada eraldi. Seda siis jällegi sellesama põhimõtte tõttu, et meile rakenduvad riigiabi reeglid ikkagi majanduslikele tegevustele. Siis teiseks taristu toimimise või kasutamise eest võetav tasu peab vastama turuhindadele.
et see on meile vajalik, siis et me ei annaks abi edasi teistele kasutajatele. Siis juurdepääs taristule peab olema avatud mitmele kasutajale, läbipaistev ja mitte diskrimineeriv. Samuti tuleks meeles pidada, et abikõlblikud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtavad kulud ja abi osakaal ei tohi ületada 50% abikõlblikest kuludest. Nii, aga liigume edasi järgmise artikli juurde, milleks on siis artikkel 27, innovatsiooniklastrile antav abi. Innovatsiooniklastri mõiste on meil lahti seletatud mõistete artiklis 2, punktis 92 ja innovatsiooniklaster on siis struktuur või organiseeritud rühm, mis koosneb sõltumatutest pooltest, näiteks innovaatilised idufirmad, väikesed, keskmise suurusega ja suurettevõtjad, teadusorganisatsioonid ja teadmisi levitavad organisatsioonid, teadustaristud, katse-eksperimenditaristud, digitaalse innovatsiooni keskused, mittetulundusühingud ning muud nendega seotud ettevõtjad, ning mille eesmärk on soodustada innovatsiooni ja uusi, näiteks digitaalseid koostööviise, taristu jagamise ja selle jagamise edendamise, teadmiste ja kogemuste vahendamise ning klastri ettevõtjate ja muude organisatsioonide vahelise teadmussiirde, võrgustumise, teabe levitamise ja koostöö tõhusa toetamise kaudu. Ehk siis seda artiklit saab kasutada, kui on tegemist taristuga, kus tegeletakse innovatsiooniga, on erinevad sõltumatud osapooled, kes seal osalevad ning neil on siis selline, ütleme siis ühine eesmärk, kus nad põhimõtteliselt teevad koostööd. Nii, siis teised punktid siin on tegelikult eelmise artikliga veidikese sarnased. Kõigepealt siis investeeringuteks ette nähtud abi võib anda innovatsiooniklastri omanikule. Juurdepääs klastri territooriumile, käitistele ja tegevustele peab olema avatud mitmele kasutajale, läbipaistev ja mitte diskrimineeriv. Klastri rajatiste kasutamise ja nende tegevuses osalemise tasud peavad vastama turuhinnale või kuludele koos mõistliku marginaaliga. Siis investeerimisabi võib anda klastri rajamiseks või uuendamiseks. Abikõlblikud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringute kulud ning abi osakaal ei tohi ületada 50% abikõlblikest kuludest. Siis, kui need eelmised artiklid 26 ja 27 olid võitlemisi sellised konkreetsed teatud juhtude jaoks, et kui te nendele mõistetele, mis artiklite puhul välja toodud olid, vastate, siis artikkel 56 üldisest grupierandist on veidikese selline laiem, et see on siis kohalikule taristule antav investeeringuteks ette nähtud abi. Siin on oluline siis, et kohaliku taristu rajamise või uuendamise rahastamiseks antav abi, millega aidatakse kohalikul tasandil kaasa ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna parendamisele ja tööstusliku baasi ajakohastamisele ja väljaarendamisele. See sisaldab ka teatud välistusi, et käesolevat artiklit ei kohaldata sellistele taristule antava abi suhtes, mis on hõlmatud käesoleva määruse 3. peatüki muude jagudega. Näiteks käesolevat artiklit ei kohaldata ka lennujaamade ja sadamate taristu suhtes. Ja kui me räägime siin 3. peatüki muudest jagudest, siis näiteks ongi seesama teadusuuringu taristu, mis on nagu hea näide sellest, et kuna on olemas konkreetsem artikkel, mille alusel abi anda, siis me artiklit 56 ei saa kasutada, et siis me peame kasutama seda konkreetsemat artiklit. Aga see on siis üldine artikkel, üldine ütleme siis reegel selle artikli kohta. Siis lisaks on nõue, et huvitatud kasutajad peavad taristule juurde pääsema avatud, läbipaistval ja mitte diskrimineerival alusel. Taristu kasutamise tasu või müügihind peavad vastama turuhindadele. Et see on ka samuti oluline, et siis nagu aru saada, et see on tegemist sellise taristuga, kuhu siis peab olema huvitatud kasutajatele turuhindadele vastav ligipääs. Nii. Lisaks abikõlblikud kulud on taaskord siis materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringute kulud. Abisumma ei tohi ületada abikõlblike kulude investeeringu tegevuskasumi vahet ja tegevuskasum tuleb abikõlblikest kuludest maha arvata eelnevalt asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu. Ja vastavad näited selle punkti kohta on ka PRIA meetme lehel olemas ja nendele tegelikult viitas ka Hanna-Liina.
Ja lisaks on meil siin veel, et siis eriotstarbelist taristut ei vabastata käesoleva artikli alusel teatamiskohustusest. Eriotstarbeline taristu on meil jällegi mõistete artikli all leitav, see on punktis 33 ja tegemist on siis taristuga, mis on ehitatud eelnevalt kindlaks määratud ettevõtja või ettevõtjate jaoks ning mis on kohandatud nende vajadustele. Ehk siis sellised ühe ettevõtja taristu parandamised selle artikli alla samuti ei sobi. Ja abi osakaal ei tohi siin ületada 65%. Nii, aga liigume edasi põllumajandusliku grupierandi juurde ehk siis määrus 2022-2472. Selle juures võib-olla kõigepealt tooks selle välja, et kuigi me üldiselt räägime sellest kui põllumajanduslikust grupierandist, siis tegelikult kohaldamisala on veidi laiem. Ehk siis lisaks põllumajandussektorile on võimalik selle määruse kohaselt abi anda ka maapiirkonna ettevõtjatele, kes ei tegele põllumajandusega ja lisaks ka metsandussektorile. Et miks ma selle välja toon, on just seetõttu, et kui juba meede ise välistab selle põllumajandussektori abistamise, et siis seda põllumajanduslikku grupierandit kasutame me seetõttu, et me saame siis ka teist sorti ettevõtlust selle määruse alusel toetada. Et näiteks ütleme kohvikud või IT-ettevõtted, kes asuvad maapiirkonnas. Ja sellest määrusest on meil kasutusel siis artikkel 55 abi põhiteenuste ja taristu jaoks maapiirkondades. See on artikkel, mis on mõeldud ainult VKE-dele, et siin suurettevõtjad kahjuks selle artikli alusel abi ei saa taotleda. Ja siin on siis oluline, et ÜPP strateegiakava raames antav abi, mis tahes liiki taristu loomisesse, parendamise või laiendamise maapiirkonnas. Ehk siis, et siin taristu liik ei ole määrav, aga on oluline, et asuks maapiirkonnas. Ja selle maapiirkonna määratlusest, et sellest ka juba Hanna-Liina rääkis, et see on siis samuti seal PRIA meetme lehel nähtav, et kuidas see täpselt siis määratletud on. Teine oluline asi on siin, et tegemist peab olema väiketaristuga, ehk siis rahastamiskõlblikud kulud on piiratud 2 miljoni euroga. Välistused on selles artiklis samuti olemas, et taastuvenergiasse ja energiasäästu ning lairiba taristusse ei saa investeeringuid teha. Ning on nõue, et investeeringutega hõlmatud tegevust viiakse ellu vastavalt maapiirkondade omavalitsusüksuste ja külade ning nende põhiteenuste arendamise kavadele, kui sellised kavad on olemas. Ning see peab olema kooskõlas asjakohase kohaliku arengustrateegiaga. Ehk siis ei pea olema tingimata teie investeering konkreetselt strateegias nimetatud, aga lihtsalt ta peab olema selle strateegiaga kooskõlas. Samuti on oluline, et abikõlblikud on materiaalses ja immateriaalses varasse investeerimise kulud, see on siis sarnane kõikide eelmiste artiklitega, ja et toetusmäär meetme määrusest on siis ettevõtlushuubidele kuni 65 ja ettevõtlustaristule kuni 50. Ja olemegi jõudnud viimase riigiabi sätteni, et kus meil on siis vähese tähtsusega abi. Siin me kasutame vähese tähtsusega abi määrust 2023-2831. Ehk siis nii-öelda see horisontaalne või üldine vähese tähtsusega abi määrus. Ja seal põhinõue on, et ühele ettevõtjale antav abi kogusumma ei tohi mis tahes 3 aasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 300 000 eurot. Ehk siis selleks, et abi taotleda, peab teil olema esiteks see piirmäär vaba ja teiseks, et peate arvestama sellega, et kes on siis selle vähese tähtsusega abi mõttes üks ettevõtja. Et see on ära toodud vähese tähtsusega abi määruse artikkel 2.2, aga see kui üldine idee siis on see, et võetakse arvesse ka igasuguseid sidususettevõtteid ja tütarettevõtteid. Ja viimane asi VTA kohta on, et te saate oma jääki kontrollida, oma VTA jääki kontrollida siis Rahandusministeeriumi lehel, ehk siis riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist. Ja ma tänan.
et see on minu poolt kõik.